Ralli.ee meeskond viibib siin Lõuna-Eestis testidel, mis toimuvad mõni päev enne Viru ralli algust. Raja ääres nägime uut autot, kelle piloot on Tarmo Kikatalo. Tere! Sa vist nagu valmistud esimeseks elu sportralliks ja kui meil andmed on õiged, siis sa tuled rahvarallist. Ja. Äkki sa nüüd siis räägid kiirelt selle ajaloo, kuidas sa oled rahvarallist otsustanud tulla sportrallisse? No, alustatud see rahvarallik juba 2005 aastal siin Tartu Lõuna-Eesti teedel. Nüüd on aastaid sõidetud erinevates klassides ja erinevate autodega, aga tahaks nagu samm edasi minna, et rohkem kilomeetreid ja äkki on vähe turvalisem ka, et kiirused tulevad suureks ja prooviks nagu sportrallis sõita. Ja konkreetselt selle Lada FFTS-iga sa tahad olla sõita? Ja praegu on ta nagu tehniliselt kõik korras, stardi valmis ja vastavuses reeglitega? Jah, loodame, et homme veel vaadatakse üle, aga selles suhtes on ta ja täitsa võiks olla valmis. Et kuigi Viru ralli rekis sa veel ei ole, kuigi auto tundub valmis olevat, et sa võtad praegu lihtsalt seda testi nagu väikse trennina ja ettevalmistusena Rally Estoniaks. Jah, et kiirused on suuremad ja et natuke peaks harjumist ikka see suurema kiirusega sõitmine, aga üldiselt jah, et siin on kohalikud teed ka siis nagu ralli ajal, et üritaks siis oma kodukandiga peale hakata. Ja kui Shell Helix Rally Estonia läheb kõik plaanipäraselt, kas on mõte sõita ka ülejäänud Eesti rallimeistrivõistluste etapid kaasa? Jah, Saaremaa kindlasti, et see aasta, aga järgmine aasta üritaks siis juba kõike sõita äkki. Ehk täiemahuliselt? Jah, aga see on, kuidas rahakott kannatab ja kuidas auto kannatab. Tuleviku visiooni? Jah, täpselt. Loodame, et kõik läheb hästi, et tänane test läheb ilusti, et oled Rally Estonial olemas, sulle saadakse kaasa elada, suur tänu intervjuu eest, kõike head!